Aitäh! Meie teema pealkiri on Minu kokk. Natukene siis sarnane mujal maailmas tehtule. Meie põhiline idee on, et me peame patsiendile midagi pakkuma, et kuidas tagada ravi järjepidevus ja selle jaoks me teeme Tartu Ülikooli Kliinikumi Kopsu kliiniku juurde ühe pilootprojekti. Ja selle eesmärk on siis teha selline elektrooniline keskkond patsiendi jaoks, kus ta saab siis jälgida oma ravi tegevust, et see keskkond peab teda toetama ravi tegemisel ja monitoorimisel, ehk siis monitoorimise andmed jõuavad siis ka arstini või tugirühmani. Ja portaalis näeb patsient siis oma ravijuhist, kokkulepete, eesmärgid, näiteks kui palju peaks päevast samme tegema, täidab enda kohta küsimustikke, mõõdab erinevaid asju, nagu näiteks me mõtlesime, kas me õnnestub kodus spirograafiat teha, aga võib-olla me kasutame pilootprojektis midagi lihtsamat. Küll me saame panna veel juurde kehalise aktiivsuse mõõtmise, kehakaalu, ravimite tarvitamise ja suitsetamise info, seda saab kõik ise täita. Saab teha ka meeldetuletusi. Ja mida see siis muudab, on see, et ta muudab selle haige käsitluse üheks tervikuks. Et patsiendil on üks kindel koht, kuhu pöörduda, et ta saab ise paremini hakkama, et mitte ei pea siis arstisüsteem temaga tegelema päevast päeva, vaid et selle portaali kaudu saab ise endaga paremini hakkama. Ja teisest küljest on see ka selline ennetav tegevus ja aitab ka edaspidi võib-olla rehabilitatsiooni osa, sellepärast et sellesse süsteemi on võimalik ka hiljem rehabilitatsiooni lisada. Kasutajavaade on siis selles, et kokkdiagnoosiga patsiendil on portaal ja alternatiivina pakume Cognose välja arvendatud kõneroboti teenust, ehk siis saab ka lihtsalt telefoni kasutamise teel näiteks sisestada mingisuguseid näitusid, et selle me kõik integreerime süsteemi, et meil on siis nii portaal kui ka telefoni liides. Ja kuidas me edaspidi seda kasutame, on see, et me saame sinna integreerida kõik screeningust tulenevad riskigrupid ja ka värske diagnoosi saanud inimesed, et kõik saavad liituda portaaliga. Et meil on ka plaanis seal jagada mingisuguseid seadmeid välja, millega saavad inimesed kodus ennast testida, et need lähevad küll ainult ägenemisega inimestele. Nii, nüüd oli väljakutse see, et kuidas me järgmise 3–4 kuu jooksul siis midagi saavutame. Et meie eelis on see, et me kasutame olemasolevat tehnoloogiat, me oleme täiesti kindlad, et see kõik on saavutatav, sellepärast et tarkvara on olemas, me ainult konfigureerime seda. Meil on olemas usaldusväärne osapool Tartu Ülikooli Kliinikumi Kopsu kliiniku näol ja me kasutame informeeritud nõusolekut selleks, et see asi oleks igatepidi legaalne. Ja
Ühesõnaga teeme seda sellist järele proovitud meetoditega. Ja meie meeskonnas on siis Rain Jõgi on Tartu Ülikooli kopsukliiniku poolt, mina olen Margus Jääger Kuretekist ja Toomas Lill Kognusest. Ja meil on ka mõte, et võib-olla kaasame Lõuna-Eesti piirkonnast mõne perearstikeskuse. Ja meil on plaanis ka värvata selle tugikeskusena osalise koormusega mõned õed, kes siis oleks nagu tugigrupis. Et see on ka üks väga oluline osa sellest kogu projektist, et me moodustame sellise tugigrupi ainsa koha, kellega oleks nagu esmase koha, kellega saaks inimene suhelda. Aitäh, see on kõik.